ühiskondlikult aktiivne inimene, mul oli aktiivne puhkus. Ma olen rõõmus, et ma olen praeguse hetkeni erakonna liige ja olen ka selles volikogus kohal. Mitte niivõrd sümboolika pärast, et siin tõepoolest minu veenmisel tollase Isamaa Liidu esimehena Isamaa Liit otsustas ühineda Respublikaga. Et sellepärast, et nii kaua kui me elame ja meid ühiskonna asjad huvitavad, nii kaua on kõik õpetlik, mis siin toimub. Mart, sa oled esile tõstnud ja kaasa elanud ajaloos nendele inimestele, kes erakondliku surve või siis parteilise diktaadi vastu üles astusid. Praegu ei ole see olukord muidugi nii heroiline. Aga ma hoiataksin sellise konsensuskonveieri käivitamise poolt, kui õigemini. See on ju käivitatud, aga sellega jätkamise eest, sest valimisvõitluses, valimiskampaanias väljendatakse kui üks mees ka detailides, see on elementaal. Meie erakonnas on palju neid inimesi, kes oma peaga mõtlevad ja kes ei saa aru kindlasti, kui sellistes asjades, kas näiteks piirkonna esimees valida otse või mitte, valitseb selline konsensuskonveieri põhimõte, et sa ei tohi oma arvamust avaldada ka selle kohta, et sa arvaksid, et see on õige. Kuidagi halb on selle vastu ka hääletada, hea on lüüa otsused ära konsensusega, et kõik on konsensuslikud, ärge siis teistmoodi ka avalikult väljendada. On palju asju, see lävi on tegelikult päris kõrge. On palju asju, mille suhtes inimesed, aktiivsed inimesed tahaksid ka sisemistel koosolekutel eriarvamused fikseerida, hääletada ja siis on see asi tehtud, sest nad on kaasa mõelnud. Minu meelest me võiksime minna rahuaja loogikale üle ja mitte vaatama selliseid erimeelsusi väga valulis. Muide, see esitlus, mis siin oli, ei jäta kahtlust heast parteilisest praktikast. Tsitaate välja võtta selle esitluse ettevalmistajale. Ma esitan pärast küsimuse, palun tõestada, et kõik need tsitaadid on õigete nimede taga. Muide, mis puudutab seda, et Isamaa Respublika Liit erakonnana on oma vaimsuse mõnevõrra minetanud või riskib sellega, et ta ei puuduta kohe inimeste ega valijate hingekeeli, on see, et kui me päris alguses leppisime kokku, mis selle lapsukese nimeks saab, siis tegelikult päris oluline positsiooni heitlus ja lõpuks jäigi liitnimi. Ja liitnimi on väärtuslik, kui seda väljendada. Kui me laseme endale peale suruda tõesti sõnaühendit IRL, siis niisugusena me ei ole ju tegelikult konkurentsivõimelised ka erakondade vahel erakondade hulgas. See ei väljendada tõesti vaid. Aga nüüd lõpetuseks. Ma olen tõepoolest siin samas saalis vastanud inimeste küsimustele ja need küsimused ei käinud tol korral niivõrd mitte niinimetatud Isamaa sõdaduse, vaid olgem ausad, paljud siin mäletavad, kui ühtne oli Respublika näiteks ühinemise ajal. Nii et nüüd väga tendentslikult esitada neid asju ainult, kust tuleb halb poliitiline praktika ja kust hea, ei ole ka mõtet. Aitäh ettepanekute eest, Peeter. Ja kahtlemata tuleb otsus langetada ka isiklikult. See asi kindlasti on mõnevõrra klaarim, kui ta oli veel täna hommikul. Aga Juhan, nagu ma ütlesin, ma võtan korraliku koolipoisina, kui ma juba ükskord tundi tulen. Õpetajate ainult need noomitused, mille ma tõesti olen ära teinud. Vana pedagoogiline tõde on see, et pragada saavad need, kes kohale on ilmunud.
ja siin köeti inimesi üles ka nende tsitaatide peale. Ma ei nimeta kahtlemata Mart Laari, kes kaitses Eesti riiki 2 päeva tagasi riigireeturiks. Nende tsitaatide peale, mis on nopitud teistelt inimestelt, teistest kontekstidest, see ei ole ka hea praktika. Sellepärast, et praegu naelutati siin paar inimest häbiposti, kes neid tsitaate öelnud ei ole. Oma sõnade eest ühte nendest kontekstidest, mida ma ka ajakirjandust nimetasin, Irli nime näiteks ja vaimsust Irlist, seda ma natukene siin ka puudutasin. Aga kahtlemata, kui siis see väljaheitmine kuskil peaks toimuma, Peeter, siis ma eelistaksin suurkogu. Valikogule. Aitüma.